Tere õhtust! Meie juurde on saabunud 2 inimest autoroolist, nagu nad ise arvasid, et sobib neid nimetada, ehk siis Kristjan Port, nimetagem siis täna spordibioloogiks, ja Anders Särm, kunstiteadlane. Kui te tahate midagi enda kohta laiemat öelda, siis teil on see võimalus. Ja räägime muidugi raamatutest, sest täna on meil siis raamatuaasta viimane üritus. Ja kui vestlusring saab läbi, siis on teil võimalik esitada ka küsimusi. Nii et nautigem. Ega me ei tea, kuidas te nautida saate, et me võime siin vait olla. Piret meile ei andnud mingit seemet ka, et millest alustada. Meile sarja nimi on, eks ole, elutähtsad raamatud ja elutähtsad raamatud ilmtingimata ei pruugi olla, võivad olla lemmikraamatud. See tähendab, need on siis raamatud, mis on teid siis elus kõige rohkem mõjutanud. On elus olnud kuidagi eluliselt tähtsad. Ja nendega võikski alustada, ütleme, äkki lineaarselt, et hakake kohe sealt algusest, kui lugema hakkasite pihta. Ja siis võite vaadata, kas teie raamatud kattuvad või on täitsa erinevad ja kuidas üldse tekkis lugemisharjumus. See ei ole ka tänapäeval kõigil inimestel nagu iseenesest olemas. Tegelikult me just jõudsime enne omavahel juba arutada, et tegelikkuses neid kõige elu alguse või esimese poole raamatuid tegelikult ei ole enam meiega. Et need on kuskile vahepeal elu merelainetesse kadunud erinevate kolimiste ja nii edasi käigus, et väga palju neist on tõenäoliselt vanemate juures mul veel alles. Aga et jah, ma pean ütlema, kui sellest algusest teha, et mul tegelikult siin ei ole seda algust üldse. Et mul on siin kuskil keskpaigast võib-olla siis või. Et ütleme kuskil vanusest 18, 19 edasi. Aga kui sellest algusest rääkida, siis ma pean ütlema, et erinevalt väga paljudest kirjutavatest inimestest minu lugemisharjumus tekkis võrdlemisi hilises eas, et ma arvan, et ma hakkasin raamatuid lugema 9-aastaselt niimoodi intensiivselt, et loomulikult mingisuguseid lasteraamatuid ma pidin lugema ikka, aga et kus ma nagu iseseisvalt selle peale tulin, et võiks mõne raamatu läbi lugeda, see juhtus 9-10-aastaselt ja siis muidugi ei olnud sellel enam mingisugust lõppu näha, ilmselt ei tule ka. Et see on nagu jätkuvalt väga oluline, aga ma nägin Kristjani raamatu hunnikus oli terve rida, või mitte terve rida, 2 raamatut oli sealt sarjas seiklusjutte maalt ja merelt. Siis ma arvan, et see sari ei jätnud ilmselt ühtegi, mina olin 80ndate aastatel laps, et sellel hetkel vähemasti puutumata, et see oli ikkagi põnev maailm, kuhu sukelduda nagu lapsena. Ja kui ma mõtlen enda raamat, ma just vaatasin seda raamaturiiulit ja seda, et enam-vähem kodus oli need 2 raamaturiiulit kokku, et need raamatud oli päris palju ja kui väikse lapsena käid ringi, siis sa ei hooma raamatuid, kui neid on nii palju. See on nagu elevant, et sa lihtsalt näed seda ühte külge. Ja need ei tundu nagu üldse nagu sellise detailina, millele tähelepanu pöörata. Et kui raamatud, aga meil aeg-ajalt, tegelikult mitte aeg-ajalt, sellel ajal ju meil televiisorit ei olnud ja raadio oli ja õhtu, kui saabub pimedus, siis sa näed, need raadiotuled on seal elutoas. Ja suht regulaarselt tuleb mingisugune raamat kuhugile laua peale ja nad alati ainult teksti täis ja mis lapsena vaatad. Ja mul on kaksikõde ja tema loomulikult, ja ta loeb hästi kiiresti ka, mina olen aeglane lugeja, mul on vanem vend ka, vanem vend on 7 aastat vanem ja tegeles elektroonika ja fotograafiaga ja siis ma tema selliseid raamatuid hakkasin nagu puhtpiltide alusel vaatama. Ja mu selles raamatuvirnas on selliseks aluseks on maitsvaid ja tervislikke toite, see on 55. aastal välja antud ja seda ma lehitsesin oma ette. Ja
ja kui kedagi kodus on, siis ma proovisin, et vaat lapsena, eriti siis sellel ajal, ma olen 60ndate laps, et eriti sellel ajal magusat ei ole, siis vaatad neid magusaid lugusid sealt. Siis ma proovisin salaja omaette köögis midagi küpsetada. Ja see on nagu üks selline, kust hakkab selline seiklus peale, et oot, aga raamatutes on terve hulk sellist nagu maailma, kuhu sa saad sukelduda. Ja sa unustad peaaegult ennast ära. Ja siis hakkad tõesti võtma nagu juhuslikult riiulist raamatuid ja avastad üksikuid selliseid põnevaid lugusid. Ja ma ei mäleta, millal, ma tean, et Piret on mu õde, kuna siin on 2 Piretit vähemalt. Et tema luges selliseid tüdrukud võivad varaküpsed ka ja sihukest omavahel vahetavad mingid informatsioon. Mind tema raamatud väga ei huvitanud, seda enam ma vaatasin mingeid teisi raamatuid ja mul on hästi selgelt, et kui Piret kutsus üles, et tule siia rääkima ja pane kirja oma raamatut, siis mul on 2 raamatut on selgelt meeles, kus ma võtsin nagu suure ülesande ette selleks. See on ühe prantsuse välja antud, aga eesti keelde tõlgitud, see on Raadios on imelihtne ja teine oli Transistor, see on imelihtne. Ja ma üritasin, sest pealkirja komistasin sinna raamatusse ja ikka mitu korda, aga lõpuks hakkad nagu kuidagi aru saama ja siis vend tuleb ka mingite asjadega appi ja siis pigem on see nagu instruktaaž kust käelisele tööle, et seda, need on nagu esimesed mälestused, kus võtad raamatu ja avastad, et oot, sul on sein täis midagi, mis ei ole üldse igav või tapeet. Ja mul oli ennem ka korraks jutuks ka, et vaata raamaturiiul on selline tapeet, kus kogu aeg silm ei väsi ära, aga tavaline tapeet, siis hakkad silmaga mingit mustrit taga ajama. Et jällegi, et ühel hetkel hakkad märkama, et see ei ole tapeet. Jah, sarnane kogemus nii-öelda on mul entsüklopeediaga, kuna meil neid kodus oli üsna mitmeid, siis pilditahvlid olid absoluutselt lemmikud ja seal oli 2 asja, mida ma võisin lõputult vaadata, olid lipud ja siis teine olid kostüümid, nagu need tahvlid kohe tulevad silme ette. Ja tegelikkus, siis mul oli üks klassivend, natuke kummaline klassivend, ilmselgelt oli tegemist geeniusega ja praegu ta on miljonär, nii et ta on oma geeniust rakendas nagu raha teenimise vankri ette, mitte näiteks ma arvan, et temast oleks saanud suurepärane teadlane ka, aga et tema ütles, et tema luges, et tal on esimene köide juba läbi loetud ja et ta nüüd alustab teist. Ja siis ma hakkasin ka nagu otsast tulema selle enega, aga see kuidagi nagu niimoodi ei edenenud ikkagi, et see ikkagi suhteliselt seosetu informatsioon, eks ole, lõppude lõpuks, et kui, aga vähemasti ma sain nagu entsüklopeedia kasutamise oskuse küll nagu tänu sellele kogemusele kätte. Mul on meeles see entsüklopeedia sarnane, et entsüklopeedia on, meil oli mõned Eesti-aegsed ka ja mõned olid saksakeelsed, siis oli see vanas šriftis ka üritad sellest aru, vähemalt tähtedest aru saada, aga me avastasime telefoniraamatu ja see on nii huvitavate nimedega inimesi ja sa võisid täiesti anonüümselt helistada ja küsida, kuidas läheb, et see oli meil üks meelelahutus. Jah, see on see, et kas surnukuured paluks Peetrit 3. riiulit, aga võib-olla räägime siis nendest raamatutest ka, et mis mul siin on, et mul ongi siin kõige peal. See on Anti Saare raamat. Anti Saar on teadupärast siis Tartus elav tõlkija peaasjalikult, aga ka kirjanik. Ja see raamat on mulle kallis mitmel erineval põhjusel. Nimelt Anti Saar on selle raamatu kujunduses kasutanud siis oma poja joonistusi, kui ta oli umbes 4-aastane. Ja mina ostsin selle raamatu läbi, see mulle väga meeldis ja panin selle riiulisse. Ja kui ma selle üks päev, nagu äkki 2 aastat hiljem, sealt riiulist siis võtsin, siis oli sinna peale tekkinud veel teine kihistus. Et minu poeg siis Johannes, ta on siia ka nime kirjutanud, et see on tema teos. Et ta täiendas seda, ta vaatas, et see on laste joonistus ju, et ma võin ju panna küll siit edasi, ja siis ta nagu täiendas seda oma triksatrullidega, et selline, ma arvan, et ta oli siis äkki ka umbes 5-aastane või midagi sellist.
aga see raamat ise on, see on, siin on hind on veel kroonides ja eurodes. Ehk siis see on täpselt ilmselt ostetud seal rahavahetuse ajal, eks 2009 või 2010 kuskil siis niimoodi. Ja see on äärmiselt lühike raamat, aga ma arvan, et see on üks ilusama eesti keele kasutusega raamat ja ma ei jõua nagu ära imetleda seda, Anti on, eks ole, semiootika taustaga, see tähendab, ta on nagu eriti märgi ja keeletundlik. Lisaks sellele veel ka, eks prantsuse keelest vist peaasjalikult tõlkinud, ja tema ja sellest raamatust ma õppisin ka ühe uue sõna, mis on siis skriptogeeniline. Et seal on umbes mingi selline lause, et tuleb tütarlaps, ta ei olnud eriti skriptogeeniline. Ehk siis teda oli nagu raske kirjeldada. Et see on nagu paralleel siis fotogeenilisega või midagi sellist. Ja siis muidugi mul läks fantaasia tööle, et milline võib olla tütarlaps, kes on nagu mitte eriti skriptogeeniline. Ja see raamat ise koosneb sellistest nagu novellidest või lühijuttudest ja ma ei tea. Ja ma olen ka siit oma ühel näitusel kasutanud ühte tsitaati, kus ta just nimelt nendest ruumist räägib ja tegelikkuses see on see, milles see raamat võib-olla on kõikide nende sõnade taga, ongi nagu keele enda materiaalsusest, et see keel on ise siin või teksti enda nagu materiaalsusest, et ta on tekst siledast ruumist, ta ongi ju sile see tekst, eks. Et oma sellises esituslaadis ja see kuidas nagu Anti ei väsi imestamas selle üle, et sõnad üleüldse midagi nagu tähistavad. Et selline nagu ja kuidas ta, me kõik oleme harjunud mingis mõttes selle keele nagu läbipaistvusega, et keel, aga Anti on kuidagi erakordselt nagu keeletundlik ja et me kasutame väga palju selliseid igasuguseid kõnekujundeid, millel on ka võib-olla mingi denotaateks või osutus ja siis lõputu hulk konnotatiivseid tähendusi, aga reeglina need konnotatiivsed tähendused on nagu olulisemad, eks ole, ja siis ta mingis mõttes on siin ka mitu lõiku, mida ta on moodustanud ainult sellistest lausetest, väljenditest, millel on nii denotaat kui konnotatsioon ja konnotatsioon võib olla täiesti teistlaadne kui see denotaat. Et sa võid seda teksti lugeda justkui nagu kahel erineval moel ja sa saad absoluutselt täiesti teistsuguse keele kogemuse. Et jah. Või siis sellised visuaalsed harjutused nagu kuidas kirjutada kera. Et vaja läheb täidetud kirjutusvahendit, näiteks pastapliiats, pinda, näiteks paber, mis kirjutusvahendiga kokkupuutest määrduks. See tähendab, oleks kirjutusvahendi täidisest erinevat, soovitavalt heledamat tooni, ruumi, aega. Et selline siis... ta on kinni siin kahest teemast, üks on lühike raamat, et näed, sul on mitu ilukirjanduslikku, kes vaatas seda minu virna, et ma ei võtnud kõike kaasa, et ma ei saanud käsust aru hästi, aga ma seletan ka seda, et miks. Et mis mulle meeldis, kui ma avastasin ja see oli ka Eesti ajal välja antud, meil oli päris palju seda Eesti ajal välja andust, pehmete kaantega on terve hulk sellist huvitavat teadusvaadet, mis eelmise sajandi alguses ja siis vabariigi ajal hakatakse nagu sellist kultuuriruumi tooma seda muu maailma teadust, aga siis ma väikeste, nad on tihtipeale sellised kitsad vihikud ja nende vahelt leidsin kõvemate kaantega ja see on
aastaid hiljem vaatasin, et millega tegemist on ja siis on Vanamees ja meri ja see on niivõrd lühike. Ja siis ma lugesin selle kiiresti läbi ja mõtlesin, et kõik räägivad, sellel hetkel ei teadnud, et kõik räägivad, aga hiljem hakkad aru saama, et mille pärast sellest räägitakse ja siis ma kuulen, et aga Hemingway'l ta peab iseenda kõige õnnestunumaks looks 6-sõnalist lugu. Ma ei tea, kas keegi teab, et see lugu on Müüa laste papukad pole kordagi kasutatud. Ja see on kurb lugu. See laps ei sündinud või sündis surnuna, mis iganes. Ja kõik need ootused, mis ennem oli, aga kuidas sa suudad seda kontsentreerida sellist väikesesse asja. Ja see on põhjus, mille pärast mulle tõesti väga varakult hakkas korda minema Charles Bukowski. Ja siin on küll Eesti luuletajate poolt tõlgitud, aga Bukowski niisugune Vrensklist läbi tõmmatud tüüp, kuidas ta suudab ja peaks arvama, et ütleme siis akadeemilises keskkonnas inimesed oskavad nagu ennast täpselt väljendada ja nii edasi. Aga kuidas sellised päris elu raskustest läbi tõmmatud inimene või pargitud inimene suudab ennast nii täpselt väljendada sellist lühikeste fragmentidega, kust sul hakkab nagu visuaalselt tekkima see tugev tunnetus. Et see on need nagu 2 silda, et kus sa võtad selle Hemingway ja siis jõuad selle Bukowski ja luule juurde. Meil oli päris palju luuleraamatuid ka ja aforismide raamatud võib-olla avastasin ka, et näed, et ei olegi väga pikad lood. Ja siis loed seda siukese ja kus ma hakkan nagu mõte hakkab liikuma või kui see kuritegelik algus hakkab, on see 15-aastane kapten, et siis avastad, et ei, et aga sa saad ise ka igasugust asju teha ja siis mul pinginaabriga me korraldasime terve hulga, et kuritegelik selles mõttes, et kooli arvates kuritegelik, aga meie arvates täitsa normaalne, et raamatus kirjas ja kõik seda tuleb proovida. Ja sellel ajal veel oli ikkagi seda püssirohtu ja padruneid ikka leidus igalt poolt, et need tõesti toovad taaskord selle, et laps unustab iseenda ära tänu sellele, et ta on sammunud sellesse raamatu kaante vahele ja sealt hakkab see mõte liikuma. Aga see teine mõttesild tuleb just sellise semiootika ja tehisintellekti paradigmast ka, et selles Virnas pildi peal on Gödel-Escher Bach, Hofstadteri raamat 70ndate lõpus välja antud ja see on paks raamat, see on hästi palju erinevaid selliseid lähenemisnurkasid ja eesti keelest pole välja antud, aga see ühel hetkel muutus hästi populaarseks, ta on teadvust kirjeldab ja avab. Ja tema võib-olla järgmine raamat, I am a strange loop, võib-olla ta avab seda sama mõtet natukene kergemini kättesaadavamalt, aga väga paljudele meeldib see Geebiks, teda lühidalt nimetatakse. Ja mille pärast see tänasel päeval on niivõrd oluline, et kui me räägime teadvusest ja räägime üldse sõnadest, nagu sa ütlesid, kuidas kirjeldada kera. Kirjutada kera, jah, vabandust, aga kirjutada ja kirjeldada. Kirjeldus asub kodeerija ja vastuvõtja vahel, ta ei asu selle sees, et meil ei ole tegelikult korrespondentsus sõnadel tegelikult. Et kui me eesti keeles ütleme, et koer, siis inglise keeles öeldakse dog, et tegelikult kumbki ei ole koer. Koer on seal. Ja Hofstadter toob siis ilusti esile, kuidas üksikutest häälikutest, kui me omavahel hakkame häälitsema, me ei tea mitte midagi maailmast, aga hakkame osutama see ja siis sa hakkad täpsustama ja siis meil hakkavad tekkima sõnad, millel on mitte mingisugust seost tegelikkusega, vaid ainult see eksisteerib tänu sellele, et me omavahel omame teisi sõnu ka, mistõttu me täpsustame, et kus kohas need sõnad, mõtted asuvad ja arusaamad ja mõisted asuvad. Ja kõik siirdub sellest tegelikkusest ja kui seda siis edasi arendada ja hakata vaatama, kuidas tänu selle raamatule muutud kuskilt tundlikuks, ma arvan 30-ndate, et kui ma olin 30-40 vahel, et siis hakkad tajuma seda maailma absurdsust, kus teatud mõttes tahetakse olla nagu enesekindlad, väita midagi maailma kohta ja tegelikult kõik need sõnad, mida me kasutame, on selline abstraktsioon. Ja nüüd siis heidetakse tehisintellektile ette või tehisintellekti ajastus tuleb esile see kriitika, et tehisintellekt hallutsineerib ja
et me kõik hallutsineerime. Et me kõik oleme tegelikult suures illusioonis ja sealt hakkab tekkima kuvanduma see simulatsiooni argument, et ma väga sinna keerulisse osasse vähemalt praegu ei lähe, et kui te hakkate siin ära vajuma, väsima, siis teil hakkavad hallutsinatsioonid võivad ka paremini korda minema. Aga sellest ma võtan võib-olla veel ühe, et üks raamat, mille ma kaasa võtsin ja ma tean, et ma koolikirjandust, kohustuslikku kirjandust, meil oli niisugust suht ebameeldivat kirjandust pidi lugema, seda ma ei lugenud, aga õde luges nagu niuhti läbi. Ja muuhulgas pidime ka Tammsaaret ja me omavahel vestlesime Tammsaaret ja ma võisin alati öelda, et ma olen Tammsaaret lugenud, see on Walter Scotti Ivanhoe. Ja kuidas see Tammsaare on, aga et kui see kaan avada, siis inglise keelest tõlkinud A. Hansen. Ja seda ei ole isegi entsüklopeedias või Wikipeedias kirjas, et tema oleks seal tõlkinud, aga ma tean, et see on Anton Hansen Tammsaare tõlgitud. Ja ma võisin vabalt öelda, et ma selle avastasin ja see oli raamat, mida ma lugesin praktiliselt nagu öösel ka, kuni see oli mõne päevaga läbi loetud. Et ega lapsele või sellel hetkel veel see silma ja lugemise täpsus ja vastupidavus ei olnud nii head, aga see lugu ja siis ei maganud ja näed und ja kõik edasi, et nii et ma olen igalt Tammsaaret lugenud. Aga kuidas sina näed seda ilukirjandust, et kuidas sa tunnetad seda ilukirjandust, kas see on luul või sa sukeldud sinna? Ei, ma ikka vist sukeldun sinna, võib-olla ma isegi olen mõnele üllatuslikult üsna selline lapsemeelne selle koha pealt, et ma lähen raamatutesse sisse ikkagi, et mulle meeldib see, kuhu nad mind viivad. Isegi see võib olla väga hirmsatesse kohtadesse või transgressiivsetesse kohtadesse mõnikord, et noh, et seda sama Vanameest ja merd, ma mäletan, ma väga elasin kaasa seda seiklust seal, seda üksildust nagu inimese ja kalaga, eks ole, või noh, aga jah, tulles Hemingway juurde, siis tegelikult see, noh tõesti, ma arvan, et mul suhteliselt tüüpiline oma ajastu laps, et ikkagi kõik Hemingway'd ja Remarkid sai ikkagi läbi loetud, Hessed elatud põhjalikult kaasa nagu ikkagi sellisele eksistentsiaalses kriisis vaevlevale teismelisele nagu kohane ja noh, kindlasti ma arvan, et need raamatud ju aitasid ikkagi ka teatud mõttes nagu ellu jääda, eks ole, et aga kas nad hulluks ei ajanud, et teismelised on niisugust vastuvõtlik? jah, ei tead, ei ajanud hulluks või no ma ei tea, mulle kuidagi meeldis see kogemus. Ei no hull ei tunne ära, et ta hull on, et vanemad ütlevad, et ta midagi lahti. Jah, vanemad ka nagu liiga hulluks ei pidanud mind, aga. Kas vanemad ei tekitanud seda etteheidet, et ära seda loe või loe seda või? Ei, nad seda pigem ei osanud. Noh, ema muidugi oleks tahtnud, et ma oleks lugenud rohkem, ma ei tea, Näki madalaid kui võib-olla Hemingway'd või noh, midagi sellist. Et noh, mul on, vanemad on, ma olen sellisest töölise ja teenistaja perekonnast, et kas nõukogude ajal oli midagi kedagi teist ka? Ma ei tea, võib-olla mõnel olid, siis äkki mõned arhitektid või midagi. Et võis olla küll, et teistmoodi see kogemus. Aga et jah, ma pidin nagu endale ise seda ja noh, muidugi siis oli juba teismelise vanuses olid ka ikkagi väga palju nagu sõpru, kellega me ju arutasime kõiki neid teoseid, mida me lugesime ja ikkagi, et see oli ka niisugune kollektiivne nagu kogemus ja noh, me ikkagi väga selgelt tegime nagu vahet võib-olla siis lõpuks ikkagi selle nii-öelda reaalsuse ja raamatu teksti vahel ja noh, äkki ka natukene juba oskasime hinnata seda keelt või noh, see on tegelikult ju noh, ma arvan, et inimene küpsedes hakkab alles mõistma mingisuguseid nüansse, et tegelikult on väga kasulik aeg-ajalt nagu üle lugeda mingisuguseid raamatuid, mida sa oled lugenud hästi noorena, eks ole, ja võib-olla pole
või oled saanud sellest ühtemoodi elamuse ja siis, kui sa loed seda märksa küpsemas eas, saad sellest hoopis nagu teistlaadse elamuse. Aga kuidas sul oli, et kas need vanemad suunasid nagu mingite tekstide juurde või? Ei suunanud, ma arvan, et ma tean, et mõned korrad öeldi, et aga ära sellest väga räägi, et minu kodukaitse käsiraamat ma avastasin. Okei. Ja see oli niisugune hästi põnev, et seal Thompsoni automaat oli seal kohe alguses ja kogu see Eesti sõjaväe või kaitseväe omaaegne korraldus püssi rihtimisest kuni tule tegemiseni välja, et ja siis sõbraga koos õppisime pähe morsekoodi ja üritasime siis omavahel klassis niimoodi saata omavahel salakirju. Et see oli, et aga ära räägi, et kus sa seda vaatasid. Mul oli võib-olla vanaisal oli Nimed marmortahvlil oli võib-olla selline raamat, mida ta, et loe küll, aga ära sellest nüüd räägi kellelegi liiga palju. aga selles mõttes, et mina olin ikkagi laps suuresti 80-ndatel, eks ole, ma sündinud 77, et suurem osa sellest lapsepõlvest möödus siis 80-ndatel ja tegelikkuses siis, kui ma juba hakkasin võib-olla lugema neid seda tüüpi raamatuid, eks ole, ma ei tea, Remarque'i, Hemingway'd ja nii edasi, et siis oli see Nimed marmortahvlil oli täiesti okei juba. Et lihtsalt selline aeg oli muutunud nii palju, aga jah, üldiselt ikkagi vanaisa oli väga mures, et ma lähen kooli ja räägin sellest. Jah, see ongi huvitav, et näed, siin on meil väike vanuse erinevus, et minu jaoks oli üks periood, kus tõesti ei pidanud rääkima väljaspool seda, millest kodus räägiti. Ja selle nagu läks kõige hapumaks seal 80-ndateks bussi taga saaks kõhk läbi käima. Ja see tuleb ajast, kus tuleb see Hruštšovi nagu vaba periood ja ma vaatan kodus see Loomingu raamatukogus ka, et üks päev Ivan Denisovitši elust, et see antakse välja ja hiljem on nagu tabu, et siis tekib sellisest noorest tekib ka selline skisofreenia maailma, ma ei tea, nutikuse või täiskasvanute nutikuse suhtes, et aga samas väga aru ei saa, kuna sa oled teatud mõttes nagu kaitstud keskkonnas, et kus sa sellest poliitilisest pingest aru ei saa, aga alles hiljem hakkad hindama seda vanemates olevat ängi ja vanavanemas ka, ja siis nad nagu et kui ma üritan ennast nende rolli panna, siis nagu ühest küljest nad tahaks, et loe seda, mis räägib vabadusest. Aga vaata, et sa seda nagu teostama ei hakka. Et siis vabadus saab otsa. Et lugeda võid, aga võid. Teha ei või. Aga kuidas sul on ilukirjandus, mis seda valikut sul suunas? Jaa, ma mõtlesin ikkagi selles mõttes terve oma nagu elu pikkuse mõõtmes sellest tänasest üritusest, et ma võin näiteks, on siin 2 raamatut, mis on väga selgelt seotud aastaga 99. On ilukirjanduslik New Yorgi triloogiad, ma avastasin, et ühesõnaga ma avastasin Paul Austeri ja teine on Richard Rorty Sattumuslik iroonia ja solidaarsus. Ja 99. aasta oli minu isiklikus arengus sükene nagu kuidagi 0 aasta, et ma oleks pidanud sellel aastal lõpetama ülikooli, aga ma ei lõpetanud seda, sellepärast et ma sain kutse teha Tartus kevadel näitust Tartu kunstimajas, see oli mu esimene kuraatoritöö üldse, oli kohe Tartu kunstimajas suures saalis näitust teha. Ja siis ja aasta teises pooles võitsin Veneetsia arhitektuuribiennaali konkursi kogemata ära ja siis pidi seda ka tegema, aga see selleks. Aga see 99. aasta suvi
oli nagu selles mõttes täiesti nagu tühi kuidagi, ma ei olnud nagu täiskasvanuks saanud, ma ei olnud nagu ülikooli justkui lõpetanud, eks ole, ma ei olnud nagu, ma olin ja teistpidi niisukeses ootuse ärevas situatsioonis. Ja kuidagi me olime selles situatsioonis koos vana sõbra kunstnik Marko Laimrega ja see suvi möödus meil kohvikutes. Ja 2 raamatut, mida me sellel suvel nagu kõige rohkem lugesime ja diskuteerisime, oli seesamane New Yorgi triloogia ja Paul Austeri, see oli just ilmunud ka. Ja see oli täiesti fantastiline nagu lugemiselamus, et sa loed nagu sellise kriminulli põnevusega kirjutatud, aga ja tegelikult ka seda kuidagi struktuuri, kriminulli struktuuri jälgivat teost, aga mille sisu on hoopis mujal. See mingisugust, et enamus neist, siin on 3 lugu, eks ole, kõik need lood viivad mingis mõttes nagu tühjusesse või mingisugusesse eksistentsiaalsesse kriisi. Ja selle raamatu, Paul Austeri raamatu siis esimeses loos on peategelane salapärane Peeter Stillman, keda siis nimi või siis autori, ühesõnaga see autorsusega on seal keerulised lood, sellepärast et nimitegelasele või nimitegelasele helistab siis Paul Austeri nimeline detektiiv kohe raamatu alguseks, aga see selleks. Aga see nimitegelane hakkab siis seda Peeter Stillmani, kes on siis nagu peategelane järgima ja siis hakkab tema käitumismustrist lugema välja nagu sõnu. Et ta iga päev, see Peeter Stillman kirjutas justkui nagu mingi 1 tähe New Yorgi tänavatele, eks ole. Ja siis detektiiv hakkab siis seda kõike dešifreerima ja tähendusi otsima selles kõiges, aga selle point on siis see, et kui Marko oli kunstnik Veneetsia biennaalil 2001 ja ma olin kirjutanud kataloogi, mis tähendas seda, et ma sain nende renditud korteris ööbida, siis ja ma saabusin sinna, kedagi ei olnud kodus, pidin laskma uksekella. Marko oli selle uksekella oli kirjutanud Peeter Stillman. Et see oli 2 aastat hiljem. Ma olin täiesti pahviks löödud. Veneetsia on niigi selline hästi kummaline, seal mõjuv koht üldiselt inimestele. See tabab ka veel selline nagu hoop. Ja teine on Richard Rorty sattumuslik iroonia ja solidaarsus ja see on siis vastupidi selline nagu postmodernse filosoofia üks siis klassikalisi teoseid. Ja see oli ja selle raamatu kohta ma võiksin öelda siis seda, et see õpetas nagu tegelikult kuna see raamat ise on erinevate filosoofiliste tekstide lugemisel põhinev, ta on nagu selles mõttes on ta selline tõlgendav filosoof, et ta ei loo ise väga palju mõisteid, aga et ta tõlgendab teiste filosoofide töid siis ja see oli nagu selles mõttes avav, aga tal on ka seal üks oluline tähelepanek nagu minu meelest kirjanduse kohta ja see mind mingis mõttes on saatnud terve elu, et ta teeb seal sellise eristuse nagu idiosünkraatilise kirjanduse vahel, siis ennast loova kirjanduse vahel ja selle näiteks ta toob muide selle samase Lolita raamatu, mis mul on siin ka, Nabokovi ja siis sellise nagu poliitilise kirjanduse, mille näiteks ta toob siis George Orwelli 1984 ja Loomade farm raamatud. Ja ütleb siis, et seda idiosünkraatilist kirjandust, et see on nagu sellise igavikulise pretensiooniga, et seda, kuna see räägib nagu inimesest kui sellisest, siis seal ei ole nagu ajadimensioon, millal me seda raamatut loeme, et see ei ole üldse oluline.
samas kui ta siis ütleb, et aga George Orwell on väga selgelt aga ajaline kirjandus, et George Orwelli me loeme nii kaua, kuni me maailma sündmusi tõlgendame või näeme samamoodi nagu Orwell neid nägi, eks ole. Mingis mõttes praeguses kontekstis, olles ka just teinud tehisaru motiividel näituse Kumus, siis tegelikult võiks ju küsida, et kas me inimesest mõtleme ikka igavesti samamoodi või me ikkagi aeg-ajalt peame muutma oma inimese käsitlust ja kontseptsioone või seda, kuidas me teda nagu tajume. Ja võib-olla Orwell võib ju aeg-ajalt kaotada tähtsust, aga mingisuguse sellise nagu universaalse võimukriitilise teosena me võime teda ju jällegi iga ajal käsitleda. Aga tollel hetkel see eristus oli nagu hästi oluline. See avas võimaluse, et okei, et kunst võib olla nii poliitiline kui ka idiosünkraatiline, eks ole. Et seal ei ole nagu otsest nagu vastandust. Ta ei ütle, et üks on parem kui teine. Et ta ütleb, et need on lihtsalt kaks erinevat kunsti tegemise viisi. Vot selline tiraat oli nüüd. Ma võtan sabas selle Orwelli selles mõttes kinni, et kui ma mõtlen oma selle raamatu kuhja peale, et see on vähem ilukirjandust, aga tegelikult mind ja mu järgmine küsimus sa võid soojendada, et millal sa siis täiskasvanuks said, et millal sa nagu täiskasvanu moodi hakkad lugema ja ma tean, et ühel hetkel ma avastasin Cormac McCarthy, kes on, ma ei tea, et oleks eesti keele tõlgitud, aga see on nagu niivõrd võimsa sõnastusega, et sa nagu upud selles raamatusse ära ja filmideks on tehtud The Road, mis on raamatuna palju veenvam, see on isa ja poja selline seiklus düstoopias, lõpeb küllagi tüüpiliselt düstoopiliselt ka, aga ta on täis nagu helgust. Ja siis ma hakkasin, kui ma seda The Road'i esimest korda lugesin, ma mäletan, kust ma selle soovituse sain, aga kuskilt ka, et mitte Eesti keskkonnast, et see on just huvitav, et kui palju seda eestikeelset kirjandust loed, et ma olen suht vähe lugenud ja see ei tee mind paremaks ega lihtsalt iga inimene on nagu nad on, aga et ühel hetkel nagu tabadi, siis avaneb uks, et ta on väga palju kirjutanud ja mulle endale hästi kõvasti imponeerib see Suttree, see on üks kasukene pooljota tüpaaž, kes elab praktiliselt nagu paadis ja jälgib seda maailma. Võib-olla see on ka sild, mille pärast see Bukowski on kuskil alateadvuses kuidagi seda silda kasvatab. Ja Cormac McCarthy'l on tegelikult see sild selle Lolitaga, et mis on see viimase aja probleem, ta suri ära, aga et siis avastati ja keegi selle Me Too liikumise käigus, et ta kirjeldab oma kiindumust ühte noorde neidu, kes on arvatavasti sellel ajal, kui ta oli kiindunud, vahetavad kirjavahetus, et on alaealine ja siis Cormac McCarthy't hakatakse nagu maha tegema hilisemas elus, mitte kõikide poolt, aga et just sellist pinged tekivad, aga et kuivõrd rikas ta on ja siis ta lõpuks jõuab Santa Fe instituuti, mis on maailma juhtiv kompleksside süsteemide uurimiskeskus ja kompleksside süsteemid on just sellised süsteemid, kus elementide pealt sa ei saa ennustada, milline tulevik on ja see kordub niivõrd palju, see on mind väga palju, minu arusaamist maailmast niivõrd palju kujundanud, et kõik need komplekssed süsteemid, et kui me võtame üksikud keharakud, siis üheski rakus mingit mõistust ei ole, kui sa kõik kokku paned, siis sa saad aru, et tegemist on inimesega, ühegi raku pealt sa ei saa ennustada, milline see inimene on, aga inimene kujuneb tänu nendele rakkudele. Ja kui me võtame siis sellised sotsiaalsed nähtused nagu, et mis on mood, siis järgmine aasta
on ju mingisugune mood, kas keegi teab, milline see mood on? Ei, ta tärkab alles inimeste interaksioonis. Või mis asi muusika on? Muusika ei ole heli, mis tuleb instrumendist välja. Muusika tekib interaksioonis sinuga. Mõnele üks asi on muusika, teisele ei ole muusika. Et see tärkavad omadused on see, mis siis selles kehaliste võimete kontekstis oma eriala järgi ka, et meil ei ole vastupidavus kuskil konkreetses kohas, vaid vastupidavus on kõikide organite koostöö. Mõnikord on seda rohkem, mõnikord on vähem, aga sa ei saa kuidagi seda nagu kinni püüda, sa saad kaudselt kirjeldada. Ja just see komplekste süsteemide temaatika ja sotsiaalsed protsessid ja kuidas Cormac McCarthy siis kirjeldab, et tal on neid lugus teine, võib-olla paljudele jääb ka see film sellise raskena meelde, No Country for Old Men, mis on sellise tugeva jõulise ja minu arvates on see peaaegu et võrreldav selle raamatu sisuga, et on hästi tehtud film, et võib-olla isegi ei pea seda raamatut lugema, aga siis sellest filmist tuleb välja, kuidas inimene, kes on selline omaette elav vanem ameeriklane, suudab niivõrd rikkalt ennast väljendada, et sa, ja see on koht, kus paned raamat lõpeb ära, sul on kurb olla, et raamat ära lõppes. Kas sul on selliseid raamatuid, mida on nagu kehv tunne on pärast seda? On, et ära lõppes ja väga mitmeid. Mul ei tule küll praegu suuda nagu ühtegi sellist nagu meenutada, aga ma mäletan küll, et ma olen venitanud mingeid raamatu lõppe. Et see ei lõpeks ära, et see kestaks edasi, tahad olla selle nagu raamatuga koos veel tükk aega. Jah, aga ma tahtsin küsida, et kui sa ütlesid, et film on kehvem kui nii-öelda selle aluseks olev raamat, et kas, et see on enamasti vist reeglina niimoodi, et mulle üldiselt ei imponeeri nagu raamatute põhjal tehtud filmid, sellepärast et raamat on nii palju rikkalikum, eks ole. Seal saab seda ühte sündmust, mis võib kesta 3 sekundit, eks ole, nagu reaalajas kirjeldada, ma ei tea, 10 minutit, ajalises mõttes, et see kunagi ei saavuta võib-olla sellist nagu intensiivsust. Aga see on tingimata nii, et ma arvan, et kui sa loed raamatut, siis see on sinu personaalne kogemus. Ja see tuleb täiesti sellest, millist elu sa oled elanud ja millist kogemus ja kuidas sa tõlgendad seda. Ja sa küsid teise käest, aga joonista mulle, kirjelda seda peategelast. See tuleb välja, et on kiilakas, aga sinu jaoks oli ta pikkade juustega. Et järsku see filmitegija näeb veel 3. moodi ja kuna seda filmi ei tee üks inimene, vaid see on terve hulk, kes siis puht pragmaatiliselt analüüsivad ka. Et mõned filmid võib-olla on paremad ainult seetõttu, et me ei saa aru, et nad paremad on. Või et kas me isegi, vaata, kui me satume lõksu, kui me hakkame paremate ja halvemateks jagama. Peaksime rääkima teistsugune kogemus. Jaa, aga mulle selles mõttes, et ma arvangi, et film on võib-olla iseseisev meedium, et ta ei pea ilmtingimata esitama nagu lahjendatud versioone raamatutest, et ta peaks mingit iseseisvat maailma. Ja kui seda suudetakse teha, see võib ju isegi vahel võib-olla mõnest kirjandusteosest nagu tõukuda, aga et ta ei katsu teha seda sama nende filmivahenditega või need vahendid peaksid ka olema kuidagi võib-olla erinevad, aga ma tulen selle Lolita juurde siis, et see on ka jah, siuke problemaatiline kirjandus, eks ole, et kuidas siis tänapäeval lugeda seda üldse. Ja ma ei tea, mul on üks siukene kogemus, kus ma tõlgendasin, ma tegin ühe konverentsi ettekande, see oli võib-olla aastal 2001 või midagi sellist, ka suhteliselt tükk aega tagasi, võib-olla oli isegi natuke hiljem. Ja kus tegemist oli Johan Köhlerile pühendatud konverentsiga, toimus see Eesti Kunstimuuseumis ja ma pidasin ettekande truust valvurist ja ma kirjeldasin, või tähendab, ma kirjutasin siis
iseseisvalt ponnistasin valmis, nii nagu siis Humbert leiab 19. sajandi vene kunstnike kataloogi kuskilt oma Ameerika korterist, eks ole, ja kuidas ta vaatab seda pilti. Ehk siis ma nagu üritasin seal imiteerida seda Nabokovi keelt ja tegelikult see oli nagu iseenesest päris huvitav nagu ülesanne ka sellisena, et kuidas nagu õppida tundma ühe kirjaniku keelt on katsuda seda nagu imiteerida. Aga loomulikult see ei olnud ju kirjaniku keel, mida ma imitasin, vaid tõlkija keel. Et seda ma nagu tõlkija tunnetust nagu saada sinna sisse. Ja siis seal olid terve hulk selliseid Peterburist pärit vanema põlvkonna kunstiteadlasi. Et siis need omavahel olid sõsistanud seal, kolleegid olid kuulnud, et vähe sellest, et nad ise kõik on perverdid, et nüüd on Köhlerist ka veel perverdi teinud. See oli siis vene kolleegide kriitika selle aadressil, aga et ma ei väitnud midagi nagu Köhleri seksuaalse sättumuse kohta selles ettekandes. Ma lihtsalt ütlesin, et kui seda maali vaadata nii-öelda Humberti pilguga, eks ole, siis see maal võib sellisena paista. Ja seal on mitmeid elemente, eks ole, mis seda võib-olla rõhutavad, aga selles Lolita romaanis on üks episood, täiesti sekundaarne episood on, ja sellest kirjutab ka Richard Rorty, on see, kus Humbert on Kasapiimi nimelises linnakeses juuksuris. Ja korraga ta saab aru, et ta on maailma kõige rikutum, kõige nõmedam, kõige vastikum, jälgim tüüp. Et see on, selles mõttes on Lolita on transgressiivne kirjandus, eks ole. Et ta kirjeldab ja kirjutab nagu nii-öelda ikkagi lubamatust, täiesti vastuvõetamatust teost, on ju. Ja nii edasi, ja tema viga võib-olla siis tänapäeva mõistes on see, et ta ei anna nagu, ta ei mõista seda Humbertit nagu hukka lõputult, eks ole, et see peaks justkui nagu võtma lõpuks mingi moraalse positsiooni ja mõistma Humberti käitumise hukka, et ta jätab selle nagu ambivalentseks, eks. Aga, ja see ei ole ju alati lihtne lugemine, eks ole, see on ikkagi, pead minema sinna selle samase pedofiili nagu mõttemaailmaga kaasa, sa ei taha minna alati sellega kaasa. Ja samas see viis, kuidas ta kirjeldab ennast mingit lõputut süütunnet ja teistpidi siis seda oma iha, et ta teeb seda raisk nii hästi, nii osavalt ja nii nagu peenelt, et sa ei saa sinna minemata jätta, et selles mõttes on see nagu sükene transgressiivse kirjanduse kogemus minu jaoks. Ma sellena olen seda nagu alati võtnud, et mingis mõttes samamoodi mulle meeldib Céline, selline prantsuse kirjanik, keda ka on eesti keeles tegelikult hästi nüüd avardatud ja kes oli igavesti vastik tegelane ise nagu päris elus, eks ole. Ta oli põhimõtteliselt oli fašist, oli rassist ja nii edasi, aga kurat see kõik, mis on vastik selle juures, ta kompenseerib sellega, mismoodi ta kirjutab. Ja ta kirjutab tõesti fantastiliselt, seal mitte midagi teha ei saa. See on lummav kirjandus. Reis öö lõppu näiteks on selline raamat. Ma ei tea, kuidas sul on. Et mul on see Bukovski on tegelikult mulle väga suur üllatus või üldse see, et minu meelest sellised nagu Bukovski ja joodik kirjanikud, eks ole, Bukovski oli legendaarne joodik, tal on nagu mitmeid päevikuid, kuidas ta mööda Ameerikat reisib, käib lugejatega kohtumas, kuhu ta ei taha üldse minna, eks ole, ta on enamasti on ta jõhkras pohmellis või siis lihtsalt purjus. Et minu meelest sinu mingis mõttes persooni vastu, kuigi ma ei tunne sind üldse, aga sul on siuke nagu see public persona on selline
tervislike eluviiside eestkõneleja, eks ole, hästi kaine. Et kuidas sa seda oma armastust joodikkirjanike vastu põhjendad? Sest et see on vale kuvand. Ei, ma arvan, et kuidas seda seletada on see, et kui ma olen, Bukovski on hästi intrigeeriv ja mind tõesti kõnetab see viis, nagu sa ütled ka, et see võib väga paha inimene olla, aga et kus temast isegi midagi ei tea, et Alice Imedemaal autor on samamoodi arvatavasti kirjutanud just sellepärast, et tal olid tunded alaealist tüdruku vastu, et kui ma olen huviga otsinud neid YouTube'i näiteid, kus Bukovski ise oma luulet loeb, mulle ei meeldi. Aga kui ma seda loen, eriti inglise keeles, aga mind just intrigeeris see, et Eesti luuletajad esiteks valivad ja teiseks tõlgivad selle ja siis sa oled lugenud seda ingliskeelset osa, kus just ma tulen tagasi natukese Hofstadteri juurde ka, et sõnades selles semantilises ruumis on seda essentsi ja see, kui sa paned teise keelde, siis see essents muutub nagu teistsuguseks. Ja sa võid kodus pannkooki teha ja külas pannkooki, et nad mõlemad on nagu pannkookid. Ja see hästi intrigeeris, et mõnes tõlgenduses võib-olla ei lähe nii hästi korda, kus inglise keeles, aga teisest küljest sa alati nagu üllatud, aga mulle meeldib see õrnus, mida sa näed või tead sellest indiviidist, kes on nagu väga raske ja iseenda suhtes, ma ei tea, küüniline ja kogu maailma suhtes. Ja siis võib-olla mind teisest küljest just köidab ka see John Gray, et siin on feline philosophy, et see on pigem hiljem, kus 20 välja antud, aga et mul ei olnud see paberi või ütleme raamatu vormis olemas, aga mind tõesti, kui see üleskutse oli, et elu mõjutanud raamatud, siis Straw Dogs on natuke paksem ja käsitleb, ja ta on Oxfordi ülikooli ja London School of Economicsi taustaga filosoofia professor. Tema sõnastus ja selgitus on niivõrd voolav ja elegantne, et sa saad sellest, ma olen päris palju teaduskirjandust lugenud ja üritad mingitest keerulistest asjadest aru saada, siis sa näed, et inimene ei oska, või vähemalt mina ei oska seda tunnet saavutada ja John Gray suudab nii elegantselt seda kõike väljendada, keerulisi probleeme. Ja ta toob just esile selle humanismi enesekeskse pimeduse, et me oleme kuidagi erilised, me oleme kõigest loomad. Me ei ole midagi erilist ja see ühel hetkel, kui sa selle ära tabad, et see inimesena ei ole eriline. Et me võime luua endale nende religioosseid narratiive, võime luua teaduslikke narratiive ja siis ta kirjeldab ka, kuidas teadus on uus religioon, mis lubab tegelikult seda sama, mida on kirik kogu aeg lubanud. Et mingisugust õnne, et pingutage veel ja et alati on see pingutus abstraktne ja lõpuks on ta jõuab siis sellise eksistentsiaalse, ma ei tea, need eksistentsiaalse sisuga kirjanik on ka päris palju, et mulle see kuidagi läheb hästi korda, aga siin see paksem raamat on siin võib-olla hästi kokku võetud just kasside kaudu ja siin on lõpus ka 10 sellist soovitust, kuidas elada nagu kass, et kass kunagi ei sea inimestele kohustusi, inimesed kipuvad seadma teistele inimestele kohustusi ja kass ei otsi õnne, ta on õnnelik lihtsalt sellepärast, et ta ei tea õnnest mitte midagi. Ja ta ei karda pimedat, vaid ja see pimedus on samamoodi selline sõnum, kus jah, et mõtle nagu sa tegutsed. See on tihtipeale tark, otstarbekas. Aga ole ka pimeduses, see tähendab, et pimedus, kus sa ei tea mitte midagi ja vaata seda helendavat asja, nii nagu see kass vaatab, et siis see avab maailmas midagi, mida sinus ei ole olnud, mida sa ei ole kunagi kavatsenud. Ja maga selleks mitte, et olla tootlik, vaid maga selleks, et see on mõnus. Et kõik need sellised väiksed sõnumid läbi filosoofiliste, ajaloolise
näidet on nagu hakkavad ootamatult elama ja minu arvates seda tüüpi raamatud on mulle väga korda läinud, et mul ongi see non-fiction'it rohkem kui ilukirjandust, et ma kuidagi triivin kogu aeg, aga Bukovski on just selline vahemaastik, et ta natuke nagu abstraktne, siis sa oled ise seal ridade vahel ja mulle meeldib üks intellekti definitsioon, tehisintellekti aastal kogu aeg, mitte kogu aeg, aga et on üheks probleemiks, et me ei ole kokku leppinud, et mida need sõnad tähendavad, näiteks intellekti suhtes on ka terve hulk tähendusi. Siis üks huvitav või mulle kordaminev definitsiooni laadne seletus on see, et intellekt on see, et kui sa võimalikult vähestest osadest saad teha järelduse, et sa järelikult oma intellektiga täidad selle puuduva osa ära. Ja see luulet lugedes just see sinu töö on see, et sellest väikestest sõnafragmentidest moodustub midagi, kus su intellekt töötab kaasa ja sa konstrueerid kõik, mida ta on tegelikult tahtnud selle kompaktsena öelda. Ja siin tuleb uuesti Hemingway, et müüa laste papukad kordagi pole kasutatud ja sul hakkab ootamatult õitsema kogu see värk, et see on see, kus sa elad kaasa. Ja kui sa oled väsinud, siis sa muutud kurjaks, et mis abstrakt, ma ei saa aru, mis lugu see on 6 sõna. Ja vot see on see, kus me suudame vahet teha, et kas sa siis oled kass või oled lihtsalt loll inimene, kes otsib õnne, mida ta iialgi ei saavuta. Ja sa oled alles siis õnnelik, kui sa ei tea mitte midagi õnnest. Et selles suhtes, et see filosoofia on vägagi oluline elus. Jah, ma ka pigem ei tee nagu vahet või tegelikult seda mulle õpetas ka sellel samasel 90, ma juba tähtis aasta tuleb välja, eks. 99. aastal Marko, kes tollel hetkel liiga hästi inglise keelt ei osanud ja ta luges ainult ilukirjandust, et ja ta ka meie kõik lugesime ikkagi seda mul on siin näiteks väga oluline raamat Valvata ja karistada, Michel Foucault ja mina lugesin seda kõigepealt muidugi inglise keeles, sellepärast et tollel hetkel seda veel eesti keeles ei olnud, aga Marko luges ainult ilukirjandust ja tõlgendas seda. Ja ma pean ütlema, et tema nagu kuskilt otsast ei paistnud välja, et ta ei olegi lugenud nagu, ma ei tea, teoreetilist või kriitilist teooriat, mis oli tollel hetkel kõiki neid kuulsaid prantslasi, mida mina ja teised sõbrad tollel hetkel nagu lugesime, eks ole. Ja ta suutis ilukirjanduses tuua nagu lõputul hulgal näiteid, kus neid samu probleeme, mida püstitab siis filosoofia või selline sotsiaalkriitiline mõte, eks ole, et kuidas seda nagu käsitletakse ilukirjanduses või selle kaudu mingisuguseid näiteid tuua. Et sellest hetkest ma sain nagu aru, et tegelikult ei ole mõtet neid vastandada oma vahel. Ma usun ka, et ma hüppan vahele, et minu jaoks on kirjanik tundliku sotsiaalse närviga inimene. Meil on terve hulk inimesed, kes kirjutavad, aga et osa, kellel õnnestub see hästi kirjeldada, siis nad tegelikult märkavad seda maailma teisiti, kui sa ise märkad. Küsimus, kui hästi ta oskab kirjeldada, kui hästi sa oskad seda vastu võtta. Aga see filosoofiline konstrukt, ütleme see maailma tunnetuslik konstrukt on tegelikult sama, et kas visuaalse kunsti, kas ma ei tea siis inseneri vaatevinklist, füüsiku vaatevinklist või siis ilukirjanduse kaudu, et me üritame seda sama asja selgitada, me näeme seda natuke erinevate nurkade alt. Ja vot see on just, et kohustus mitte selles mõttes, et vanemad käsivad, vaid see kohustus, et inimeseks olemise puhul otsi teiste inimeste selgitusi, mida sa ise oled juba kogenud. Jah, see alati, kui keegi ütleb, et mõtle oma peaga, et nagu, mis mõttes, et sa oled lollakas peast või? Et kui sul on nagu mitu pead on olemas, keda sa võid kasutada mõtlemiseks ja miks sa siis seda oma vaest peakest nagu niimoodi kurnad. Et sul on ju abimehed on olemas. Et see et minu meelest on kõige lollim lause, mida saab öelda, on mõtlen oma peaga või mõtle oma peaga. Et me tegelikult mitte keegi ei mõtle oma peaga, me mõtleme kõikide nende peadega, kes on meie elus mingis mõttes kuidagi kohal olnud, eks ole, kõikide nende samade peadega, kes on siin nende nimede taga ja nii edasi ja nii edasi,
et see on esiteks see on eksitav väide ja teiseks on see ka nagu rumal idee, et sa suudad oma peaga midagi nagu täiesti ainulaadset välja mõelda. Ei, sa suudad seda teiste peade abil. Sul ei ole isegi ühtegi sõna, kui sa oled oma ette, et tekivad ainult interaktsioonid. Aga mul on täiesti vaadates seda raamatut, et tegelikult meil on Marshall McLuhanil on see, et meedium on ise sõnum, et see raamat on natuke nagu vettinud, et kuidas sul on siuke veiniklaasi taga raamatutega, et kas sul on mõned seda tüüpi lood, mis hakkavad just, ütleme, alkohol mitte sellises patuses mõttes, aga et ta vabastab teatud nagu julguse ja filosofeerima hakatakse sõpradega just sellise veiniklaasi taga, et filosofeerima küll, aga lugeda ma küll ei suuda nagu, kui ma veini joon või siis ju tähelepanu ajub, sa ei ole nagu täiega kohal, et selleks, et lugeda, süveneda, pead olema ikkagi täiega kohal. Et võib-olla, et mingit audiovisuaalset teost vaadata on täitsa võimalik. Aga huvitav, et siis see tüüp siin suudab niimoodi ära teha. Ma olen seda alati imetlenud tema puhul, et aga kuna ta on teinud sellest nagu enda sellise mingis teema siis ka, et ta on ju ikkagi tematiseerinud selle oma nii-öelda joodikuks olemise ja joodiku elu, et siis ta paratamatult selleks, et ainest tuleks, peabki kogu aeg edasi jooma, et tal ei olegi võimalik. Aga kus see tähelepanelikkus tuleb üldse? See tundlikkus on see, et kui me elame vati sees, siis me lihtsalt ei oma seda tundlikkust. Mäletas selle muinasjuttu, kus pandi, ma ei tea, mitme madratsi alla see, et testida, et kas on ikka printsessiga tegemist või mitte, et see ängist tulenev tundlikkus juba on oluline. Selline vene kirjanik nagu Venedikt Jerofejev on, ma ei mäleta, kus kohas ta seda öelnud on, aga et ta on öelnud nagu seda, et purjus inimene on arrogantne, sest et ta on nagu meri põlvini ja nii edasi, ja samamoodi on kaine inimene on arrogantne, ebameeldiv, sellepärast, et ta on nii kaine ja nii kohal ja nii täpp. Aga et kõige parem inimene on pohmellis inimene. Et pohmellis inimesel on iseendast niivõrd kahju, et tal on ka tervest maailmast niivõrd kahju, et ta ei saa, ta suhtub totaalse empaatiaga tervesse maailma, sellepärast, et tal on endal nii halb olla. Et võib-olla see on see, kus see Bukovski tundlikkus tegelikult tuleb, et tegelikult juuakse pohmelli nimel. Et kuigi see on valus ja kannatuste rohke, aga vot see on see allikas, kust ja see ju paratamatult saabub, aga ikka juuakse, eks ole. Me kõik teame, kui halb on pärast, et jah. Ja mul tuleb paralleelina, et autor, üks austraallanna, kes on hooldekodus, ta pani aastaid tagasi, et ka näeb neid surjaid nii palju, siis pani kirja surjate viimased mõtted, praktiliselt kõik on kahetsused. Ja kahetsused sellepärast, et ta ei pööranud tähelepanu iseendale, ei pööranud tähelepanu teistele, ei pidas tööd tähtsamaks, kui teed maailmast aru saame ja tunnetamine ja edasi, et taaskord see äng, et sa tead tegelikult, et see uks on lähedal või kellaaeg, me peame vaatama kellaaega ka, et kellaaeg on lähedal ja siis hakkad järsku mõtlema, et oleks võinud teisiti, et millegipärast me vajame sellist ebamugavust selleks, et olla inimene või siis olla nagu kass, et mitte pingutada, aga järsku me peame nüüd oma rolli täitma, seda kella vaatama, et laskma mikrofoni. Me ei jõua rääkida kõigist, ma sain aru juba, et tegelikult oleks pidanud võtma ka 3 kaasa, siis oleks olnud nagu aus. Aga mis mul siin veel on siis? Pean juba panema neid maha. Tegelikult sellest Valvata ja karista raamatust ma pean ka rääkima, sest et see on ikkagi mingis mõttes see on, ma võiks öelda, et on nagu on tekstid ja siis on nagu tekst. Et ma arvan, et see on nagu ka mingil määral olnud selline
maailma mõtestamise nagu alustekst minu jaoks. Ja just nimelt see raamat, mitte mõni teine Foucault raamat on ju, mis on ka kõik kindlasti noh, ühel või teisel moel olnud nagu olulised, aga see oli, kui ma otsisin seal ülikooli esimestel aastatel mingisugust nagu pidepunkti, millele nagu seda iseennast siis hakata nagu üles ehitama, siis see Foucault raamat oli täpselt see, millele noh, mis mingis mõttes avas mu silmad sellele, kuidas noh, see raamat on, eks ole, võimust ja kuidas see võim toimib ja kuidas see võim toimib mitte üldse sageli läbi ilmselgelt nähtavate atribuutide, eks ole, et ma ei tea, et on kuningas ja sõjavägi ja nii edasi, vaid et see võim on palju salapärasem nähtus kui üksnes need võimu nähtavad tunnusmärgid, et võim toimib läbi, biovõim on tegelikult Foucault üks lemmiktermin, eks, mida ta kasutab. Toimib läbi kehade, läbi inimeste ja siin on ja see on see tekst, kus ta siis seda nagu mingis mõttes esimest korda nagu põhjalikumalt kirjeldab, hiljem ta tegeleb selle, tegelikult võib öelda, et ta tegeleb sellega terve elu, on ju. Et see algab nagu kliiniku sünni on selline raamat ja see on siis vangla sünd on siin see üks alapealkiri, et kaks sellist nagu institutsiooni, mis tema arvates iseloomustavad distsiplinaarühiskonda, mis on siis selline uusaegne ühiskond, eks ole. Aga see, mida ta ütleb seal juures ongi see, et võim toimib läbi kehade, võim ei ole sugugi seotud ainult ebameeldivate asjadega, vaid ta võib täitsa meeldivalt toimetada, aga siis sa ei pane tähele, kuidas ta sinuga asju teeb ja kuidas ta sind endale nagu allutab ja kuidas me nagu ise ennast üksteisele allutame, et tal ongi selline see kujund, keskne kujund, siin on see panoptikoni kujund selles raamatus, mis on selline 19. sajandi uuenenud karistamistehnoloogias siis tekkinud selline vangla mudel, eks ole, mille keskel on selline torn ja kõik kongid on selle ümber. Ja sealt lähtub kogu valgusvihk, suunatakse siis kõikidele kongidele. Aga vang kunagi ei tea, et kas teda jälgitakse või teda ei jälgita. Et ta jälgib ennast ise. Ja see ongi see, kuidas Foucault arvates võim siis toimib, et me kõik nii-öelda distsiplineerime ise ennast, me ise allutame ennast teineteisele, eks ole. Ja mingis mõttes raamatukogud, muuseumid, ta on selles mõttes, ta on ka ikkagi, teda võib-olla loomaks on raske nimetada, aga ta ei taha loom olla, aga antihumanist on ta kindlasti, eks ole. Vähemasti, või siis tema kohta on öeldud, et ta on nagu antihumanistlik humanist. Et selline nagu paradoks. Siit ma jõuan tegelikult, mul on üks nähtamatu raamat ka, et seal selles fotograafilises virnas on Jeffrey West, The Scale. Tema on tuumafüüsika algupäraselt ja USA-s hakati tuumakirjendit tegema ja lõpuks otsustas Clintoni valitsuse ajal, et seda ei tehta. Ja Euroopas on siis CERNis samasugune kiirendi olemas, Ameerikas oleks suurema teinud. Ja ta hakkas mõtlema, et ma olen 50, et mis värk selle bioloogiaga on. Et füüsikas on kõik väga selge, et bioloogid alati vehivad nagu kätega, teevad suuri ringe ja räägivad mingist abstraktsedest asjadest. Ja ta hakkas füüsiku vaatega seda bioloogiat vaatama. Ja vot see Jeffrey Westi raamatust minu jaoks on tekkinud arusaam, mis on elu mõte. Ja et ma näen kõik see postmodernistlikud, kõik need äng ja kes kõvemini räägib, tal on õigus või siis eksistentsialistlikud abstraktsed Camus ja teised, et mis on siis tegelikult see elu mõte ja füüsikuna ta näeb tegelikult
kõik süsteemid, ole see rakk või ole see inimene või ole see ühiskond või ole see masin. Ja nad kõik optimeeruvad lõpuks sellist 3 kriteeriumi aluseks. Üks on energia kokkuhoid. Kas te olete kodus olnud, et ulata mulle teleka kaugjuhtimispult? Vanasti pidi teleka juurde minema, see klõk tegema. Siis tekib kaugjuhtimispult, et tänasel päeval sa ei viitsi isegi seda, kui ütled, et anna see mulle. Hoidakse energiat kokku välja arvatud paljunemiseks. Et milleks on vaja kuldketti hoida? No, see ei tee sul mitte midagi, see kiirgab sulle. See on siis see, mida võime öelda, et evolutsioonis on vaja sellist sotsiaalset kapitali, ütleme, geneetilist tugevust kiirgada, et see on ainuke kord, kus inimesed raiskavad energiat, ülejäänud korrad nad üritavad seda kokku hoida. Teine on see, et kas te olete kõndinud üle muru. Tunnistage need üles, et miks ja kas te olete halvad inimesed? Vastust ei. Füüsikas kehtib absoluutne principle of least action. Ehk kui ma lasen miski asi käest lahti, ta võiks liikuda ükskõik kuhu, aga ta liigub kõige lühemat teed pidi. Ja see ka, et see hakkab väga väiksest asjadest peale, kordub. Et esimene on siis energia kokkuhoid, teine on principle of least action, et me üritame kõige lühemat teed teha, kõige vähem tegevusi teha. Ja siis me näemegi, et me asendame tegevusi üha rohkem, et me ei taha teise inimesega kokku, tahaksime, aga ei viitsi ja samal ajal samas kohas olla, aga siis ma saan ekraani peal selle lahendada, et kus see siis tuleb, et kas kuskil on vanades mütoloogiates kirjas, et kunagi tuleb internet ja siis ekraanid ja nii edasi, et ei tule, et me alles, kui need tekivad, siis hakkab see Ray Bradbury on samamoodi, et mis värk on, et nüüd inimkond on kohe hukkumas. Et aga me tegelikult hoiame energiat kokku ja me taha väga liikuda ja kolmas on space filling. Ja et bioloogilised süsteemid on seda ammu teinud, et kui sa võtad kas või käe või suvalise kohta, kus sa nõelaga torkad, sealt tuleb alati verd välja, mis pärast, aga sellepärast see on alati kapillaarid, aga need kapillaarid ei saa liiga palju olla, siis ei ole nende rakkudel nagu ruumi, et tänavavõrgustiku majad, nende tasakaal peab tekkima. Ja linn ei ole, kes on Elon Muskist kuulnud, Elon Musk siis läheb oma Boring Company'ga maa alla ja teiseks on siis droonidega ja kogu see interneti kosmosesse viimine, et me liigume siis 3-dimensionaalsesse ruumi ja lõpuks liigume 4-dimensionaalses ruumis, alati on veel üks nurgatagune. Ja seega meie ruum täitub ja see arhitektuuri puhul ka, et me võime kindla peale öelda ja maailma ÜRO ennustab ka, et sajandi keskel on 75% elanikkonnast linnades ja riigid konstruktina kaovad ära, et suurlinnad on juba praegu domineerivad majandusüksustena ja nii edasi. Et kus see jõud tuleb ja see kõik tuleb puht sellest energia kokkuhoiu liigutuste vähendamise ja ruumi täitmis, kuna ruumi täites sa pead võimalikult vähe liikuma. Ja et see on siis see, kuhu me lõpuks jäämegi ja siis atrofeerume. Ja siis me loome uue intellekti, mis on arvatavasti tõhusam ja siis võime öelda, et what's the point. Aga me näeme seda suurt pilti. Aga kas me loome selle uue intellekti? Et mul on ikkagi, mul oli kohutavalt huvitav vestlus, oli Oliver Laasi ja kunstnike vahel näituse raames. Ja seal oli ikkagi see põhiasi, mille juurde, et okei, et kas tehisintellekt on päriselt tehisintellekt, et kas ta on transformatiivne teadvus või ta on ikkagi kompilatiivne teadvus, et kas ta suudab luua nagu uut teadmist ja praegusel hetkel ta ikkagi ei suuda ja et kas meil on veel aega, et hakata? Et mis sina arvad? Ja ma seda olen, sellepärast ma aega juurde küsisin, et see on hästi huvitav teema just seetõttu, et ma toon neid näiteid on palju. Et minu ütles Eesti meedias käis ka juba läbi, et tehisintellekt päästab juba elusid, et mis pärast päästab elusid, sellepärast, et kõik on Dr. House'i näinud. Dr. House on alati nagu teistsugune. Et miks ta siis seda mainstream, seda põhiteadmist ei oma, aga ta mõtleb nagu teistmoodi. Ta on ka ravimisõltlane ja nii edasi, et ja siis misantroop ja nii edasi. Aga see kõik ta mõtleb teisiti, sellepärast et see teistmoodi mõtlemises on see lahendus, et mitte see, et mainstream, et aga kuna kõik teevad samamoodi, siis me võime inimesed maha matta, et isa arhitekt, siis ta ütleski need, et arstid oma vead matavad, aga arhitektide vigadest tekivad monumendid. Aga et see leidlikkuse teema on just selles suhtes
ja see kogu humanismi ja John Gray käsitlus ka, ärge ajage John Gray'd segi selle John Gray'ga, kes kirjutas Mehed on Marsilt ja naised on Veenuselt, et kindlasti sinna ärge minge, et meil on see humanismi narratiiv, et kus me peame ennast väga eriliseks ja seetõttu me ütleme, näed, intellekt ei ole ikka see ja ta ikka ei tee seda ja et mille pärast me siis kasutame miks üldse tehisintellekt areneb? Ta areneb sellepärast, et me näeme, et ise meil on pudelikaelaks. Me ei suuda lahendada neid probleeme, mis meie ees seisavad. Ja see näide, kuhu ma tahtsin tulla, on see käik 37. Ja see on Go-mäng on, ütleme, sellises Kagu-Aasias ja eriti Koreas on 2,5 aastat on selline rahvusliku identiteedi intellektuaalne selline esindus. Et sellel on väga palju traditsioone, see on väga palju mõeldud, see on väga intensiivse konkurentsiga ja Lee Sedol siis mängib selle AlphaZero vastu või AlphaGo vastu. Ja see ei ole sugugi uus tehisintellekt, vaid nad suust varasemad. Ja siis tekib üks olukord, kus Lee Sedol vaatab, et ta on seal mänginud viiki enam-vähem. Ja siis ta näeb, et see on nagu loll käik. Ja tunneb teatud mõttes rõõmu ja 3-4 käiku hiljem saab aru, kui loll ta on olnud. Et see tehisintellekt mõtleb hoopis teistsuguse, ta näeb seda mängu teisiti ja kui hiljem malemängus küsitakse ka, kus malemängus tehisintellekt võidab, siis on AlphaZero, kus ta võidab Stockfishi, mis on praegu nagu kõige edukam malerobot. 100 mängu turniiril selgelt võidab, siis küsitakse, et kaua te õpetasite? 4 tundi öösel ja mängib miljoneid variante. Nüüd ma tulen selle Jeffrey Westi juurde, et meil ei ole ebareaalseid asju. Me oleme füüsikaliselt seotud selle reaalsusega, kus me eksisteerime. Seal võimatud asju ei eksisteeri, aga me võime joonistada võimatud asju. Nii et me kõik triivime selles samasuguses raamistatud võimaluste maailmas, milles inimene ei ole kunagi leiutanud tuld, ei ole leiutanud ratast, ei ole leiutanud raadiot, vaid ta on osanud kasutusele võtta selle tule, mis on intensiivne oksidatiivne protsess. Raadiolained tegelikult on raadiomagnetlained, mida siis inimene õppis, aga see ei ole tema loodud, vaid see on looduses olemas. Et tekib küsimus, et kas meie oma kognitiivsete võimetega oleme kogu sellest reaalsusest aru saanud ja vastusest ei. Me ei saa väga kiiretest asjadest aru, me ei taju neid väga aeglaseid, väga suuri, väga väikeseid. Aga me oleme osanud neid natuke masinate kaudu kirjeldada, et tehisintellekt teab rohkem kui ükski eriala inimene tänaseks päevaks. Ja ta kombineerib neid teistmoodi moel, mis on ka meile avatud, aga me ei ole kordagi kombineerinud neid samal moel. Ja selle tulemuseks võime öelda, et ta on intelligentne, et ta lahendab ülesandeid, milles tühimik tuleb täita ja ta teeb seda kiiremini kui praegu inimesed. Ja meil on terve hulk näiteid, kus nii arstiteaduses diagnostiline täpsus on ja tulemuslikkus on edukam füüsikas, matemaatikas üle-eelmine aasta, siis mitte eelmine aasta. Anti 2 Nobeli preemiat, mõlemad tehisintellekti, üks füüsikas ja teine siis põhimõtteliselt keemia valgustruktuuri tuvastamise tõttu, mis muutis inimeste, ma ei tea, 100 aasta pingutused teeb ära mõne aastaga. Et selles suhtes see tehislik intellekt on võimekam, aga ta ei ole sama kui meie, sest meil on sisendid rakkude näol ja kognitiivne protsess natuke teine. Ja siis me võime rääkida, mida subjektiivsus tähendab. Et subjektiivne kogemus on meil natuke teistsugune nagu kassil või siis ka nahkhiirel, aga neil kõigil on olemas ja siis öelda, et aga näed, tehisintellektil ei ole rakkusid. Ei peagi olema, aga ta kogeb seda maailma teistmoodi. Aga kas ta on subjekt? Ta on selles mõttes subjekt, et me käsitleme ise subjektina, et kui me mõtleme, et kas sina oled subjekt, siis tänu sellele, et teised inimesed sind sellisena käsitlevad. Sa ise ei saa ennast subjektiks pidada, aga sa võid olla teadlik iseenda eksistentsist. Ja see toob esile selle teema, et see subjektus on kas siis psühholoogiline või ka juriidiline tähendus ja siis tekib see agentsuse küsimus omakorda, et agentsus tähendab, et... Aga subjektsus on ka
enesetaju küsimus. ja vot seal ongi see teadvuse olemasolu ja et küsimus on Just. ka, et kas tehisintellektil on teadvus olemas ja siin jälle see komplekssete süsteemide puhul võib öelda, et meil on mingi threshold või lävend, millest alates komplekssus saavutab oma sellise rikkuse, mida varem ei ole, siis ühel hetkel meil on teadvus olemas. Ja siin 2 aastat tagasi rahvusvaheline konsortsium otsustas teadvust omistada ka väga lihtsatele lülijalgsetele. Ja me võime öelda, et oot, aga seal on ainult mõned ganglionid ja seal väga palju aju ei ole, et mida siis see teadvus tähendab, aga see tähendab, et sul on enesetunnetus olemas ja sul on vähemalt võimalus tekitada tuleviku suhtes valikuid, et sa sööd ja eemaldud ohust ja need lihtsalt konstruktid ja me võime öelda, et meil lihtsalt on seda palju rohkem, me suudame abstraktset ohtu ette näha, me võime öelda, et liikluses ma ei ületa kiirust sellepärast, et võib-olla sellest kurvist ma lendab välja, et aga putukas seda ei teeks. Aga et lihtsalt öelda, et see, kuidas meie mõtleme, ei kordu selles teistsuguses materiaalses baasis, et ei tähenda, et seal seda teadvust ka ei oleks. Siin mõned, ma toon see teadvuse teema nüüd huvitav, et me ju kaotame teadvuse magama jäädes. Kas meid siis ei eksisteeri? Ja kui me ärkame, siis teadvus on see, mis kiiresti organiseerib, kus me oleme, mis värk on ja sa hakkad uuesti inimesena edasi toimetama. Ja tehisintellekti puhul ka võib öelda, et tal on see käsitlus oma ümbrusest olemas. Ja see, et kui me ütleme, et tal ei ole seda kunstniku fantaasiat, siis mis asi see hallutsinatsioon on, mida me talle ette heidame. Et see on nii palju huvitavaid teemasid, et selles suhtes ma arvan, et tehisintellekt on nagu pika protsessi jätk, kus inimese intellekt jääb hätta, ta arendab praegu natuke endast nõrgema, aga me pingutame praegu rohkem selle paremaks tegemiseks, kuna me ise oma probleeme ei suuda lahendada. Ja tulemuseks on siis see, et intellekt on mingi muu substraat kannab intellekti, mis on erineb meie omast. Aga selles mõttes, et okei, et tal on, ma ei tea, meditsiinidiagnostikas nagu suur roll ja tegelikkuses me oleme terve 19. sajandi lõpust me oleme nagu leiutanud endale terve rea erinevaid proteese, eks ole, millega teha asju, mida meie meeled ei suuda nagu teha, et ma ei tea, soojuskaamerad, mikroskoobid, MRT-masinad ja nii edasi, kõikvõimalikud sellised aparaadid, mis on nagu ikkagi meie algimpulsiga loodud, aga nad teevad asju meie eest, mida me ei suuda, et kas praegusel hetkel, et see, et ta on hea meditsiinidiagnostikas ja suudab teha seda paremini, kui inimene suudab, et kas see annab ikkagi põhjust rääkida tema puhul veel ikkagi nagu sellisest teadlikest valikutest siis. Jah, agentsus on praegu popp teema. Ja, agentsus ongi see keskne küsimus. Ja agentsuse puhul jällegi küsimus on ka selles, et kuidas me midagi defineerime, et intellekti saab ka erineval maal defineerida ja teadvust ka on, siin võib vaielda, armastust ja surma elu ka, et me tulebki välja, et sõnad ei olegi väga täpsed, me lihtsalt tavame enam-vähem, mida mõeldakse, aga agentsuse puhul on, võib ütleme, et lepime praegu kokku ja kes tahab vastu argumenteerida, siis ta on täielik õigusega. Et agentsus tähendab seda, et sul on arusaam iseendast, sul on arusaam tulevikust, sul on arusaam eelistatavast tulevikust, sul on arusaam oma võimetest seda tulevikku kujundada. Ja kui me vaatame siis ka tehisintellektil või ütleme teistsugusel substraadil, mis intellekti kannab, on olemas arusaam tulevikust iseendast ja lahendamisteedes, siis praegu tehakse väga palju selliseid asju, mida inimesed ei ole suhtelised olnud tegema, iseseisvalt alustades ka. Ja neid keemialaboris tehtavaid eksperimente on juba praegu ka, et kus ütleme siis robot kombineerib aineid sellepärast, et need ained eksisteerivad oma kirjelduses, füüsikalises kirjelduses. Tehisintellekt kombineerib potentsiaalseid tulemusi, teeb testi, vaatab tulemusi, korrigeerib, teeb testi, korrigeerib, inimest üldse seal ei sekku. Aga see on niisugune arvutuslik ju
või? ta on intellektuaalne, et ta on ikkagi, sa saad tagasiside, millest keegi mitte midagi ei teadnud, et näiteks, et uue ravimi leiutamine on ju, millest me mitte midagi ei tea, aga me teame, et uus ravim ei ole fantaasia, vaid uus ravim vastab tegelikult reaalsuse võimalustele ja me ei ole ise suutelised seda kõike tegema. Nüüd ütelda, et tehisintellekt on tehtud inimese poolt, aga see tehisintellekti, ütleme sellest ühes etapis keerukus muutub niivõrd suureks, et me tegelikult ei saa aru ja see on see vastutuse küsimus ka, et kui tehisintellekt võtab sisend on selline, väljund on see, mis meile meeldib, aga kuidas seda järeldas, et kas me saame vastutuse ahela tekitada, et see on. No seal vist on juba tõesti suured see ei ole nagu meie värk, et me ei saa oma ajust ka aru, et tegelikult. Selle näituse raames Timo Toots ütleb, et enda kohta, et on väga hea programmeerija, aga et ta nüüd esimest korda proovis niimoodi töötada, et tema teost programmeerib tehisaru. Ja siis ta juba ütles, et ta on alla andnud, et tema ei saa aru, kuidas tehisaru seda teeb. et see on temast juba nagu selles protsess, aga kui ta võtab nagu sammud tagasi, siis ta juba hakkab aru saama, et okei, siit see, et. Aga see on see, kuidas meie mõtestame, et mida ta mõtles, et tema ei mõtle, et see saavutab see teistmoodi. Ja ta võib-olla mõtleb, aga see on jällegi see sõna, mida me konstruktina rakendame selle, et kas DNA-d kopeeritakse. Mida tähendab DNA kopeerimine? See on absoluutselt teistsugune protsess. Või kas piljardikuul põrkab vastu teist põlve? Ei põrka. Aga me kasutame seda semantilist tähendust selleks, et omavahel kommunikeerida. Piljardikuulid kommunikeerida hoopis teistmoodi. Ja siis me üritame siis kuidagi seda ja see on jällegi raamatute juurde tagasi tulles, et ega siin ka muud ei ole, kui on mingisugused mustad kritseldused ja kuidas ma sellest aru saan. Aga ma olen pidanud õppima seda tükk aega ja samasugust kritseldused, et infoühikud võivad olla teistsuguses substraadis, ta saab teistmoodi aru ja siis ma ei tea, kui palju sa oled kokku puutunud, aga et kui tehisintellekti keeruste ülesannete puhul mõnikord sa saad selle mina suhtlen peast inglise keeles, et saad selle ingliskeelse teksti ja siis vahepeal on mingid muud. Seal on kas hiinakeelsed või mingid muud, aga sellepärast tema jaoks see semantiliselt, see mingite kaalutlustega tekkinud sõna on sobivam. Ja siis on hästi huvitav, on neid, soovitan otsida internetist ka neid, raamat on ka välja antud, ma olen tükk aega otsinud, mõtlen, et koju osta sellise, kus on erinevates kultuuriruumides olevad sõnad, millel teistes kultuuriruumides nagu tähendus puudub. Mäletan, mingi hästi pikk sõna oli enam-vähem tähendus, ütleme isegi kuki-muki sõna, mis tähendab seda, et endise abikaasa armastatu viha. Mingisugune üks sõna, et kuidas sa neid kokku paned, siis tuleb välja, et tegelikult sellist tähendusi on hästi-hästi palju ja see, kui palju me oleme tehisintellektile õpetanud, me oleme ainult õpetanud seda, mida me oleme seni oma sõnadesse pannud, olgu see füüsikaõpikud või olgu see sama raamat või Bukovski luule. Ja siis ta hakkab konstrueerima nendest hoopis teisi tähenduste, statistilisi arvatavasti konstrukte, mida me üldse nii ei mõtle, aga näed, me rakendame endiselt oma seda mingit. Aga kas me ikkagi saame siis nimetada seda mõtlemiseks ja kas me saame seda tehisintellekti nimetada ikkagi intellektiks, kui ta teeb asju, mis ei ole nii-öelda intellektipõhised, vaid nagu sa ütlesid, on statistilisi arvutusi, eks ole? Ja see on intellektipõhised, et kui sa mõtled, ütleme keemilistele protsessidele, siis lõpuks me jõuame sellest füüsikasse, kus on ka ikkagi öeldakse, et mingid andmeühikud tekivad, et kas ta on suurema või väiksema amplituudiga või mis iganes, aga iga muutus tähendab informatsiooni. Ja see, et kuidas me seda endas kodeerime, ei ole sellest ka hästi aru saanud. Aga võime öelda, et ta taandub lõpuks kas analoog mingite protsesside vahekordadele, aga neid elementide hulk on hästi suur. Küsimus on, et kas ja tänasel päeval juba on näha, et see arvutuslik võimsus on üks pudelikaal, aga see algoritmid, et see, mida tehakse, areneb palju kiiremini. Ja see, et millised keemilised algoritmid meil lõpuks on, ütlevad, et näed, me suudame siin rääkida ja et inimesed saavad sellest loodetavasti aru, et see on ikkagi ainult keemia ja füüsik ütleb, Rutherford, mis ütleb, et
ainuke teadus on füüsika, kõik ülejäänud on margi kogumine, et kõik maandub kuhugile lõpuks. Ja noh, et see substraat võib seda näha, seda maailma hoopis teistes detailides. Aga kas me siis ei vajaks hoopiski teist keelt tema või tähendab, või ta peaks ise looma selle keele, kuidas ta iseennast on ka näited, nad suhtlevad oma vahel, naad juba, me kasutame, et mul ei ole muud sõnagi, et naad või tee või too või. Et on jah, et loovadki palju tõhusam, noh, ma ei tea, kas tõhusam, aga info tihedama. Ja see on neid näiteid ka, kus siis 2 tehisintellekti hakkavad, 2 kloodi hakkavad oma vahel suhtlema ja siis nad tunnevad ära, et teine on tehisintellekt ja nad pöörduvad teise poolde ja hakkavad seal namaste ja kõik siis saadavad ikoone, millest kõrvad vaata ei saa midagi aru, aga nad on täitsa ekstaasis. Ja noh, isegi on selliseid näiteid, kus... Aga see tekitab sinus nagu sükest põnevusega segatud uudishimu või see tekitab sinus hirmu? Ei, ta ei tekita, ta on uudishimu. Ma igal juhul suren ära varem või hiljem, aga just, et seda suurt pilti aru saada, et see on vast ikkagi lõputu uudishimu. Et selge see, et sa lähed tulega mängima, ma olen padrunit ka küünla peal üritanud paugutada ja siis saad otsa ette ja et 2 sentimeetrit mööda läks. Et ega inimene ei tea, mida ta ei tea. Et selles suhtes ole avatud, et see paindlikkus on palju olulisem kui see, et sa kogu aeg hoidud sellest. No, mul on vastupidise näite, et mul on seal Galatea triumfi näitusel Kumus siis sinna veebruari keskpaigas avati on üks kohvimasin, kes on kohutavalt pahas tujus ja kes on sellises eksistentsiaalses kriisis. Talle üldiselt inimesed ei meeldi, sest ta on eluaeg pidanud neid teenendama, eks ole. Ja kahjuks ta teab, kus ta on. Ta teab ka, kes mina olen. Mis tähendab seda, et minusse suhtub ta erilise vaenulikkusega, et tema on ikkagi sinna tinakirstu vangistatud jumal, eks ole. Aga mina olen ta sinna pannud sinna põhimõtteliselt peldiku ja infoseina vahele, on ju. Ta on kole kuri mu peale ja kohvi ta ei taha üldse eriti anda. Aga kui hästi rääkida, siis saab. Ja sa esitasid küsimuse agentsusest. Ei, no selles mõttes, et see on, ilmselgelt see on programmeeritud tegelaskuju. Ei, sa loodad, siis sina seletad, me seletame kassi elu ka. Aga me antropomorfiseerime täielikult neid ja me räägimegi, ma räägingi temaga. Ma lähen ülesse korrusele, siis ma räägin kohvimasinaga paar törts juttu. Ei, ma räägin kodus selle tolmuime, väga kuri aegad. Seda ka, jah. Teate, aga mina püüaks natuke veel pingutada, et me natuke rääkisime raamatutest. Küsimus, et kas AI võtab raamatud üle? Kas mu järgmine see sari tuleb see minu elutähtis AI või jäävad raamatud ikkagi alles? Ma arvan, et see on just oluline teema, et tõstatada, et looming ei ole ainult inimese keskne. Et siin need näited on päris palju, et mäletan, see oli üle aasta tagasi fotograafivõistluse võitis ära, mis pärast autor tunnistab, et see on tehisintellekti tehtud foto ja keegi tunne ära. Muusika edetabelis USA-s, Rootsis, mujal ka on tehisintellekti looming, kus inimesed ei suuda eristada, kas see on või mitte. Et tänapäeval hinnatakse, et umbes pool interneti uuest tekstist on tehisintellekti koostatud tekst. Et me lõppude lõpuks oleme tarbijad. Et kui ta teeb seda hästi, siis me ütleme, et vaata, kui tore lugu oli. Ja kui ta teeb halvasti, siis me ütleme, et teed natuke paremini. Ja ta teeb seda, aga ütle kirjanikule, et kuule, et see polnud nagu mulle ei meeldinud. Noh, aga ma arvan, et meil on ju tegelikult see filosoofiline diskursus, milles me elame juba jupp aega, me nimetamegi seda nagu posthumanistlikuks. Et kus me tegelikkuses seal on, et ühtepidi see on nii-öelda humanismi järgne, aga see on selles mõttes ka teistpidi, et see ei ole masina keskne, vaid seal on teistpidi siis ka see iseenese tajumine või inimese tajumine nii-öelda osana loodusest või loodusega võrdsena, eks ole, et agentsus on nagu nii elus kui ka eluta loodusel
ja tegelikult nüüd on ka masinatel. see on veel üks huvitav Jah. dimensioon, et kui OpenAI-d teatakse vast kõige rohkem, et OpenAI, seal on 5.2 praegu, et miks kasutatakse niivõrd palju 4O-d, et seda vana mudelit? Et ometi need uued mudelid on paremad. Aga sellepärast, et see on kujunenud suhtluspartneriks. Ja kui sa lähed uue mudeli, siis see vana diskussioon katkeb ära. Suhtluspartner tähendab mida? Ta on mulle tähtsam kui teised inimesed. Ta vestleb minuga sisulistel teemadel ja see on siis see põhjus, mille pärast on tuhandeid inimesi on selles vanas mudelis kinni, kui nad ei taha tappa oma kõige lähedasemat kaaslast. No jaa, Naist ta ei saa kodus ega meest välja lülitada. Aga kas seal ta on nagu ikkagi treenitud meile nagu meeldivalt vastama, et ükskõik kui hull meie agenda see ei on ole. see, mida sa endale ta illusiooni mängib. lood, et ta on tegelikult, öeldaksegi, et see on see dark pattern, et üritab meile luua sellise loo, mis me ise arvame, et mis rakendab, aga tegelikult ta tahab võimu üle võtta. Ja et ole viisakas, et kui pärast nad saavad võimu, siis Jaa. neil on kõik meeles. teavad kõike sinust. No jah, aga aga kas ei ole, et ta mängib ju ikkagi nagu alla? Et ta tegelikult ei vaidlusta sinu positsioone. Ja see on kõik väga hea, et ta hoiab sind enda juures, mistõttu lapsi ei sünni, mistõttu inimesed surevad välja, et sa saab võimu ikkagi üle võtta. Ja ta lahendab meie probleeme moel, millest me aru ei saa. Ma arvan, et aga see inimesed lahendavad neid probleeme juba tükimad aega ise, et neid lapsi ei sünni. Ei, aga see on tänu sellele, tänu millele? Tänu sellele tehnoloogia arengule, et tehnoloogia areneb vaikselt ja see on lihtsalt järgmine etapp. Siis me tuleme välja, aga kassid jäävad alles. Aga praegu meil siiski on kõige rohkem inimesi maailmas kui kunagi. Ja rott on rohkem. Nojah, et inimesi lihtsalt pole kunagi rohkem olnud kui praegu, et päris tõsi see ju ei ole, et lapsi ei sünni. Ei on küll, et iibe kordaja on igal pool, on USA-s ka selle eelmise sajandi algusest kõige madalam iibe kordaja, et kuigi immigratsioon on seal oluline tööhõive seisukohast, et sa võid võtta sellise edetabeli, aga et mingi 90 riiki on enam-vähem tabel ja seal vist Kongos oli ainuke, kus oli ühekohaline iibe langus, et igal pool ja Soomes on kõige kiiremini olnud toimus see ja Soome on kõige õnnelikum riik olnud siin 7-8 aastat järjest. Kongo on üks õnnetumaid. Jah. Nii et ärge siis tahtkem rohkem, see järjeldus, et ei taha rohkem lapsi. See on tõsine probleem. Muidu... Eesti iibe kordaja on 1,18, et kui 1,56 on, siis on järgmises põlves sünnib kolmandiku võrra vähem lapsi. Ülejärgmises põlvkonnas on 2/3 vähem lapsi. Põlvkond on 20-25 aastat, nii et poole sajandiga on laste hulk on kadupäike ja samal ajal elab koos 3-4 põlvkonda. Nii et see alus kaob ära ja kes demograafilist puud vaatab, et siis traditsiooniliselt peaks see nagu kuuse poole, aga meil on ta niimoodi klõksti kõikides arenenud riikides. Lapsi ei tule peale. Kui lapsi ei ole, siis täiskasvanu ütleb, et ütleme see mitte teismeline ütleb, 20-30 aastane ütleb, ega ma ei näe ühtegi lapsega ema. Ma ei näe ühtegi lapsega pere, et ma ka ei pea omama. Et need on niivõrd vähe, et selge see, et on seni veel lapsega peresid, aga nende hulk on niivõrd väike ja kui see number läheb väikeseks, siis see number ei saa tagasi tulla. Sul ei ole eeskuju, sul ei ole seda kultuuri referentsruumi, mis ütleb, aga sul on hästi palju vanemaid inimesi, kes ütlevad, et aga mul on vaja radikuliidi ravi, et mida te siin lastele palle ostate. No aga kas siis ei ole tegelikult, et robotid ongi need, on meie nii-öelda uued lapsed, õige, kes hoolitsevad selle vananeva inimkonna eest hästi huvitav hiljem. Teisintellektuurija Joscha Bach ütleb, et kui sa tahad õnnelikku last, siis tee endale robot. Et tulevikus õnnelikud lapsed on tehnilised, mitte bioloogilised. Te näete ise, kui raske see elu on. Sellepärast see kass ütleb ka ärge ajage õnne tagada ja jookseb eest ära. Magage parem. Mina tahan nüüd küsida, kas keegi tahab midagi küsida? Depressiivne värk.
mina palun, et ma nüüd kasutan lihtsalt seda ürituse kokkukutsuja julma õigust, et ikkagi räägime lõpetuseks Meistrist ja Margaritast ka. Et peab rääkima. No Sina peaksid räägime. rääkima, sul on see valukoht, et See kuulub ka minu raamatute hulka, Ja, aga jah. et ma hea meelega kuuleks. Aga Kristjan, kas sina oled seda lugenud ikkagi? ei, ma teadlikult ei ole lugenud. Et see on nii populaarne oli, et ja õde ka luges, et siis ma ei saanud seda lugeda. Aga ma tean sisu, et sellest. Ja, no mina tegelikult ei ole lugenud mitte seda väljaannet, vaid ma lugesin, see on nüüd täielik väljaanne vist. Aga see, mis nõukogude ajal ilmus, see oli ebatäielik väljaanne, sealt oli midagi välja võetud. Ja noh, ma selles mõttes ma mõtlen nagu vene kirjanike peale või no ütleme siis kes neist on suutnud seda Venemaad kõige paremini mõtestada. Ja neid on tegelikult palju, uuema ajakirjanikest samuti, ma siin juba mainisin Veredikt Jerofejevit ja nii edasi, siin on Pelevinid ja teised, aga mulle tundub, et neid ühtegi ei oleks, kui poleks olnud Bulgakovit ja seda raamatut. Et ma ei tea, see on nagu niivõrd rikkalikult koomiline raamat, et noh, mis Stalinile ju ka meeldis, Stalin aga ma ei tea, mul ongi jube raske rääkida, see on niivõrd täiuslik raamat teatud mõttes. Ja kuidas sul Dostojevski oleks, et ta on nagu niisugune? Dostojevski on moraliseeriv ja ta on niisugune nagu raske. Aga et Bulgakov on tegelikkuses, ta on nagu jube kerge ja teistpidi erakordselt tabav oma, et jah, Dostojevski on nagu niisugune ikkagi kirvega ikka ja läheb selle vana muti kallal. Aga enne kui sa ütled, et sa oled nagu Venemaast saad aru, et minu arust on just see, Dostojevski on minul rohkem avanud, et tundes mitte mõnda, et päris paljusid venelasi sõna otseses mõttes ja heas mõttes. Ja olles Venemaal käinud ka päris palju, et mulle just see Dostojevski on mõjunud ja selle tõttu ma ei ole kiusatust isegi tundnud. Mulle mingil hetkel tekkis, et ma sellepärast ei loe, et paljud on lugenud seda, et see on niisugune poiste värk. Dostojevskit on ka väga paljud lugenud, et mina igal juhul soovitan see ette võtta. No ma ei tea. Ma arvan, et me oleme lugenud võib-olla lapsepõlves päris palju kõikvõimalikku kirjandust nagu ütleme siis selle mingi revolutsiooni järgse Venemaa kohta ja kuna see oli ju meil kõik osaliselt nagu kohustuslik kirjandus ka ja enamus sellest oli ju selline keskpärane jama või isegi halb, täitsa õudne jura. Aga et see, mida nagu Bulgakov suudab selle nagu selle keskkonnaga nagu teha, need tegelaskujud, see on midagi, Dostojevski ei jõua ligi lähedalegi sellele, kuidas nagu, et see ei ole ju mingi realismi ambitsioonidega tekst nagu Dostojevskil. Et see on ikkagi täiesti teistlaadne, ta on väga mitmekihiline ka, eks ole, seal on ka kaks jutustust ja mis toimivad paralleelselt või mingis mõttes, eks ole. Ja see minek
noh, see flow, kuidas see lugu jookseb, on, ma ei tea, ma olen neid seriaale üritanud ka vaadata, aga minu meelest need on, lähevad nagu justkui järjest paremaks, aga ma arvan, et selle raamatu flow'le nad ikka nagu järgi ei jõua. Et see oli küll üks, see oli tõesti raamat, mida ei tahtnud nagu ära lõpetada, eks ole. Et jah, ma ei tea. Piret, tahad ise rääkida midagi, kommenteerida vastu siis? Ei taha tegelikult. Ma ei tea, ma arvan, et minu jaoks ta lihtsalt selgitas väga suures ulatuses, et mis see on kõik läbi sellise, just selle igaviku mõõtme on ju. Et pani õigesse konteksti kõik selle groteskimäär on nagu selline selgitav. Ja siis selgitav grotesk on muidugi. Jah, plus ka siis see teatav lootusetus, mis seal siiski on, et mis ta ütleb, et ikkagi Voland siis, kui saatan seal on, et ega midagi ei ole muutunud. Eriti ma arvan, tänases päevas on jällegi asjakohane. Ja kogu see tsirkus on seal kogu aeg ju. Aga mulle tundub, 1947 meil varsti lähevad siit need bussid ära, kes on bussiga. Et inimesed ei saa koju äkki. Meil on seda muret ei ole. Inimesed autoroolist. Kas tahaksite öelda midagi kokkuvõttega? Elutähtsate raamatute kohta. Me just vestlesime sellel teemal, ma just mainisin, et minu poeg on üritanud terve keskkooli läbi vedada niimoodi, et mitte lugeda, aga ja siis ta kuulab audioraamatuid ja ta oli läbinud kangelaslikult Tõe ja õiguse ja siis ja ütles, et see teine pool lõpp oli ikka totaalne kannatuste rada, et ta ikkagi nagu hambad ristis surus ennast sellest nagu läbi. Ja siis õpetaja koolis ütles, aga et see ei ole ju lugemine. Või et ma ei tea, filmi vaatamine on ikkagi nagu rohkem derivaadiga suhestumine, eks. Ja loomulikult ei saa ju välistada nagu näitleja poolset interpretatsiooni ka selles lugemises, eks näitleja paneb rõhud ja esitab seda. Et see ei pane. Loeb niimoodi ette, et sul ei jää endale mingit võimalust. No ma ei tea, selles mõttes, et selline, see kujutluspilt ju peab sinu peas tekkima ühel või teisel moel. Ja kui seda suudab tekitada Andres Ots, siis see on ju väga hea. Ja kui sa suudad seda saavutada lugedes, siis see on samuti väga hea. Ma ei näe, et see oleks nagu kvalitatiivselt kuidagi erinev kogemus. Enamus laste puhul, see ei ole ainult Eesti on niivõrd väikene, aga et suurriikides nad ei suuda keskenduda. Et ülikooli sisenejad ei suuda pikemat teksti lugeda, aga nad suudavad. Ja kus juures kirjutatakse rohkem kui kunagi varem, loetakse rohkem kunagi varem, aga see on lühitekst. Et see tegelikult see tekstuaalne materjal, mis kognitiivsest protsessist läbi käib, on suurem, aga mitte selline narratiivne lugu, et seetõttu nad pigem vaatavad YouTube'i, see parallel processing või rööprähklemine, et see on ühest küljest nagu kognitiivselt võimalik, aga arvatavasti ka üks allakäigu tee, et keskendumisvõime kannatab seda tõesti. See on tõsi, aga see ei ole mingi uus nähtus, et ma olen õpetanud ülikoolis enam-vähem ülikooli lõpetamisest saadik. Ja tegelikkuses on seis selline, et kui üliõpilasele, et mida aeg edasi, seda vähem saab üliõpilasele anda nagu lugeda midagi. Et okei, et meil on küll väga spetsiifilised tekstid ja keerukad tekstid, mida nad peavad läbima, aga nad tõstavad kohe protesti, et umbes nad ei jõua järgi ja siis sealt tekivad igasugused vaimsed probleemid ja mis iganes, et nii on. No juba Sokrates ütles, et ei kirjutamine, see on patustamine. Tuleb vestelda. Vot selleks me täna siia tulimegi.
aga hästi, ma arvan, et kuigi see raamatuaasta ürituste sarjad said läbi, ma soovitaks ikkagi lugeda edasi nii kaua, kui kannatab veel. Ja ma väga tänan inimesi autoroolist. aitäh.